Liisi Toom ja oled minu kanalil, kus ma räägin sellest, kuidas saaksid sina elada elu ja teha tööd oma tingimustel. Ja täna ma tahaks rääkida eesmärkidest. Eesmärk on üks teema, mis paljusid alustavaid ettevõtjaid, kes tegelevad väga mitmete teemadega, karjääriinimesed, juhid, kõik peavad kokku puutuma eesmärkidega. Ja see on oluline teema, sest tänapäeval on meil justkui kõigil väga palju eesmärke. Alates sellest, et me räägime töö ja eraelu tasakaalust, kuidas seal eesmärke seada ja vaadata, et elus siis saaks tehtud eraelulised asjad, isiklikud arengud ja samas siis ka areneda ja endale väljakutseid esitada tööelus. Lisaks hobid ja muud huvid. Ja oma psühholoogiaõpingute lõputööks tegingi uuringu eesmärkidest, sest mulle tundus, et see on väga oluline teema, millest võiks ka ise rohkem teada. Ja minu põhifookus oli eesmärkide seadmine ja need emotsioonid, mis tekivad inimestel saavutustega. Ja kui sa mõtled, siis saavutus on põhimõtteliselt igasugune tegevus, kus sul on mingi standard, et ma tahan selleks ajaks selleni jõuda. Ja siis küsimus, kas sa oled selle saavutanud või mitte. Ja saavutamisjuttu on ju meie maailm praegu täis, et sa pead saavutama, sa isegi ei pea, vaid sa võid saavutada igasuguseid asju ja siis me kogu aeg hindame, et kas me nüüd oleme kuhugi jõudnud või ei ole. Ja mina siis uurisingi saavutusemotsioone erinevate eesmärkide puhul, kui siis oli sul rohkem kui üks eesmärk. Ja tihtipeale tänapäeval siis meil nii ongi. Et ka tööl ju me ei lähe sinna ainult ühte asja tegema, et me peame oma projektide käigus väga mitmete asjadega tegelema samal ajal. Ja selle uuringu käigus ma avastasin mõned väga huvitavad asjad, mida ma tahangi täna ka sinuga jagada, et sa saaksid edaspidi võib-olla paremini ennast mõista ja paremini ka eesmärke seada. Ja üheks huvitavaks asjaks oli see, et eesmärkide puhul tihtipeale see väärtus ei olegi niivõrd oluline, et mis on nii-öelda tähtsam, et kui meie uuringus endas oli üles ehitatud niimoodi, et kui sa võisid võita väikese väärtusega kinkekaardi ja suure väärtusega kinkekaardi, aga kui inimene on juba saavutuse sees, et ta nagu tegutseb ja ta tahab juba jõuda kuhugi, mingi hetk siis need väärtused, kui suur see rahasumma näiteks on, ei ole tähtis ja see kõlab väga õigesti seoses näiteks palkadega. Ammu on juba räägitud seda, et palga tõstmine tihtipeale ei aita näiteks inimest hoida nii-öelda töö juures, kui töökeskkond ei ole seda. Et seal on küll see, et mis prioriteedid inimesel parasjagu on, et kui seal on juba nii-öelda ebakõla, et asi ei ole palganumbris, siis palganumbriga ei paranda asja. Et seda tasuks meeles pidada. Siis teine asi, mis oli huvitav, oli see, et kui sul on kaks eesmärki ja sa ühe nendest kuidagi moodi saavutad, siis sa tunned justkui sa oled kõik oma eesmärgid saavutanud. See on hästi oluline pidada silmas siis, kui sa näiteks kas või trenni teed, et kui sul on eesmärk ühelt poolt ütleme, saavutada mingi teatud kaal ja selleks on sul väiksemad eesmärgid, et ma täna või see nädal ei söö toitu, millel on suhkur sees ja ma olen justkui saavutanud selle, et ma see nädal olen suhkruvaba, siis mulle justkui tundub, et ma olen ka jõudnud sinna ideaalkaalu näiteks. Ja see võib tähendada, ja nüüd oleneb inimestest küll, et milline inimene sa oled, et kui ma selle nädala vastu pean, ma olen edukas olnud, ma olen saavutanud oma eesmärgi, siis me unustame selle kauge pikemaajalise eesmärgi ära ja järgmine nädal läheme vana rada pidi edasi. Selle asemel, et veel pingutada, näha, et see, mis ma tegin, oli efektiivne, ma suudan pidada oma lubadusi ja täita oma eesmärke ja ma jätkan seda, sest lõppeesmärk pole saavutatud. Ja siit tulebki nagu huvitav nüanss, et tihtipeale, et kui sa oled kokku puutunud sellega, et kuidagi tähelepanu saavad need asjad, mis justkui põlevad. Et kui inimesed kirjutavad, ma tahan su tähelepanu, ma tahan, et sa teed seda või teist, siis me tihtipeale anname sellele alla, selle asemel, et tegeleda asjadega, mis meile tegelikult tähtsad on, mis on kaugel tulevikus ja mida me ei näe. Ja sellepärast ongi endale
vaja nii-öelda aeg-ajalt peeglisse otsa vaadata, et kas ma teen neid asju sellepärast, et kellelgi teisel on kiire, kellelgi teisel on neid rohkem vaja või teeme asju täna, mida mul on tegelikult vaja 5 aasta pärast. Ja näha selles, et ka need kaugete tulemustega tegevused on väärtuslikud ja et need viivad sind siis samm-samm lähemale sinu kaugematele eesmärkidele. Sellised mõtted siis minu eesmärkide uuringust, see oli minu jaoks ääretult huvitav. Ja ma näen, et me kõik vaevleme selliste eesmärkide seadmiste, nende hoidmiste nii-öelda juures. Ja kindlasti sa leiad minu blogist persoonibrand.ee/blogi väga palju nõuandeid, kuidas ise seada eesmärke, milliseid prioriteete peaksid sa vaatama, kuidas nii-öelda anda endale ruumi või kuidas seada oma nädalakava niimoodi, et kõik, mis vaja, saaks tehtud, ise tunneks ennast hästi ja samas oleks silmas siis kogu aeg see pikk perspektiiv. Ja loodan, et sa saad sellest läbi. Kui sulle see video meeldis ja andis abi, siis jaga, like'i ja kindlasti subscribe'i sellele kanalile, et sa saaksid ka järgmised videod kohe endale. Püüan väga palju siia selliseid häid, lihtsaid, igapäevaseid nõuandeid ja kogemusi sinuga jagada, et sa saaksid ise enda nii-öelda kätesse võtta oma elu kujundamisel. Kui sul on küsimusi, kommenteeri, kui sul on oma kogemuslugu selle eesmärkide teemal rääkida, siis pane mõned märksõnad, räägi, jaga teistele ka, mis siis on sinu kogemus ja tule ikka jälle tagasi. Kõike head ja head eesmärkide seadmist!